Täna hommik oli täpselt samasugune nagu viimase 7 kuu hommikud on olnud. Ma ärkasin üles, ma tegin oma hommikusi toimetusi, läksin kapi juurde, haarasin sealt sellise mõnusa pehme rohelise mati ja asusin joogatama. Ja kui ma olin valinud täpselt selle õige hommikuse 20-minutilise joogaseti ja olin umbes poole peal sellise ühe järgmise alla vaatava koera juures, siis joogaõpetaja ütles, et nii, nüüd leia selles poosis kergus ja mugavus ja lihtsus ja hea tunne. Ja see oli see hetk, mis mul kuidagi kirgastus. Ma teadsin, et ma täna hakkan rääkima mugavustsoonist ja ma tundsin, et seal ma olengi. Et ma olen selles kohas, kus on hea ja mugav olla. Ja ma arvan, et 7 kuud tagasi, kui ma võtsin selle otsuse vastu, et ma hakkangi igapäevaselt sammhaaval joogatama, ma ei oleks elu sees arvanud, et ma sellist mugavust ja head tunnet nii kiiresti kogeda võin. Ja see pani mõtlema mugavustsooni ja sellest välja minemise teema peale üleüldisemalt. Kui me guugeldame, mis asi on mugavustsoon, siis siin on mõni näide esimese lehel vastuvaatavatest pealkirjadest. 5 põhjust, miks mugavustsoonist välja minna. 6 põhjust, miks sa peaksid põgenema siis, kui sul on mugav. 10 viisi, kuidas hirmust üle tulla ja mugavustsooni painutada. Ja võib-olla võiks küsida, et miks üldse peaks mugavustsoonist põgenema või sellega võitlema või sellest välja murdma. Ma arvan, et tegelikult seda ei olegi vaja teha. Kui mõelda, mis see mugavustsoon siis tähendab, mis see mugavustsoon on, siis üks definitsioon ütleb, et see on psühholoogiline seisund, ehk siis selline tunne, et asjad on tuttavlikud, nad tunduvad lihtsad ja nad on kontrolli all. Ja meie ajule meeldib see väga, sellepärast, et meie aju tahab otsida mustreid, ta tahab näha ette, ta tahab ennustada, ta tahab selgust ja lihtsust. Ehk siis me ei saa seda mitte kuidagi pahaks panna, et seal mugavustsoonis on hea olla. Ja meie aju ei saa selles ka süüdistada, sellepärast, et ta lihtsalt tahab pakkuda meile turvalisust. See on selle loomulik funktsioon ja ta peabki seda tegema. Ehk siis justkui mugavustsoon on miski, mis on meie aju ülesanne ja millega ta väga tihti väga hästi hakkama saab. Millega aga ajuga nõustuda ei saa, on see, et tegelikult mugavustsoon ei ole meie loomulik seisund. See ei ole miski, mis meid kõiki ühendab. Meid kõiki ühendab hoopis areng. Ehk siis me oleme kogu aeg ja pidevas arengus. Mitte ainult meie, vaid kõik meie ümber ka. Ehk siis, et ükskõik millele sa mõtled, kas see on elus või eluta, kas see on sinu sees või sinu ümber, siis see areneb ja muutub kogu aeg. Muutus on miski, millega meil on raske toime tulla. Miks muidu õpetatakse pidevalt nii organisatsioone, nii inimesi kui ka ühiskondi muutustega toime tulema. Huvitav on see, et kui me räägime muutusest, siis me väga tihti räägime sellest, et muutus on valus. Ja see on miski, millega mina nõustuda ei saa. Sellepärast, et mitte muutus ei ole valus, vaid muutusega võitlemine on valus. Kui me proovime kuidagi mingisugust sammud anda sellele ja see on ka miski, mis minu kogemuses mind on aidanud, siis üks asi, mis aidata saab, on aktsepteerimine. Ehk siis, et me lepime sellega, et kõik meie ümber ja meie sees pidevalt muutub ja areneb. See väike mehike seal on käed püsti ja rahuloleva näoga sellepärast, et ta küll teab, et ta sõidab mööda rollercoasterit ja see käib üles alla ja igat pidi, aga ta tervitab seda sõitu. Ja sama tunne võiks kanda ka siis selle sama leppimise kõrval, et sa tervitad kõike, mis tuleb. Samal ajal sa ei tea, mis tuleb, ehk siis siit tuleb tagasi see sama teema, mida me enne puudutasin, et meie aju justkui tahab kõike ette ennustada. Kuidas treenida sedasi, et
ajule oleks okei ka see, et mingid asjad ei ole ette ennustatavad. See on hea küsimus. Ma arvan, et üks vastusteks on see, et sellel on vaja anda selline kalibreerimise tööriist või miski, mis aitab suunda leida. Ma arvan, et väga paljud on kuulnud sellist Simon Sineki miksist, start with why, alusta oma miksist või sellest oma isiklikust missioonist. Ja ma arvan, et siin on väga palju võtta ka selle sama muutusega toimetuleku protsessi sisse. Ehk siis, et kui seal selles roller coasteril või sellel muutusi täis elul ja ettearvamatusi täis elus nii-öelda sõita, siis mis saab meid aidata sellel toimetulekul on see, et me teame, mis meid suunab või kuhu me soovime liikuda. Ja see teadmine on hea suunis selleks, et teadlikult ka oma mugavustsooni venitada, et sellega toime tulla. Mina isiklikult eelmisel nädalavahetusel tegelesin väga sügavalt selle teemaga, mis on minu enda miks. Ja jõudsin selleni, et see on inspireerida ja julgustada kõiki elama oma enese tões ja täies potentsiaalis. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et ma ei ole mitte kunagi varem taoliselt videosse oma mõtteid jaganud, siis täpselt see oli see, mis aitas mul tulla toime selle võib-olla kerge hirmu või ärevusega, mis iga uue olukorraga kaasneb. See, et ma teadsin, et seesama videoprojekt annab mulle võimaluse tegelikult inspireerida ja julgustada otsima seda oma enese tõde ja täit potentsiaali avama. Ehk siis, kui sul on suund paigas ja seda ei aita sul välja mõelda aju, vaid selleni aitab jõuda see, kui sa oled oma südamega kontaktis ja leiad selle, mis on sinu jaoks kõige loomulikum ja omasem, siis saab suund paika ja siis on palju lihtsam tervitada ka kõiki mägesid, mis sellel Ameerika roller coasteril sind ees võivad oodata, kindlasti ootavad. Aga kuidas siis seda mugavustsooni selliselt mugavalt ja jõukohaselt ja mõnusalt venitada? Võib-olla on oluline mõelda selle peale, et kas see õnnestumine või see eesmärk, mis meil silme ees on ikka niivõrd oluline. Ehk siis vähendada olulisust. Vähendades olulisust me vähendame distantsi sellega, kuhu me tahame jõuda. Ehk siis üks võimalus on lihtsalt võtta vähemaks pinget praeguse olukorra ja selle eesmärgi vahel, kuhu sa tahad saavutada. Vähendada õnnestumise olulisust. Pole vahet, kas ma esimesel korral selle videoga õnnestun ja võib öelda, et esimese korraga ei õnnestunud, pidime uuesti alustama. Aga see ei tähenda seda, et ma olen kogu oma teekonnal ebaõnnestunud, kas pole? Lõika oma need ebamugavad väljakutsed tükkideks. Ehk siis see on see, kuidas meie saame aju aidata. Me anname sellele vähehaaval selliseid väljakutseid. Ehk siis liigume oma eesmärgi suunas väikeste sammude kaupa. Me võime seda teha näiteks nagu mina joogaga. Ehk siis 20 minutit igal hommikul väikese sammu kaupa on võrdlemisi kiire ajaga toonud minu joogas mugavustsooni ja see on justkui see koht, kus ma pean olema. Ja kindlasti iga eesmärgiga saab need väikesed sammud paika panna. Ja kolmas asi, mis on minu jaoks isiklikult töötanud, on see, et ma visualiseerin hästi selgelt seda tunnet, et soovitu on käes. Mitte, et soovitu on kuskil kaugel, mitme sammu taga, vaid et see on juba minuga. Mis tunde see tekitab? Mis tunde see tekitab, kui ma olen selle videoga siin hästi toime tulnud, et võin enda üle uhke olla, et mul on hea meel, et ma olen saanud kas või väikese sammu kaupa kellelegi inspiratsiooni jagada. Mul on kindlasti väga-väga hea tunne. Ja kui selle tundega minna natukene hirmutavasse tegevusse sisse, siis tõenäoliselt või tõenäosus, et see läheb hästi, suureneb hüppeliselt. Jah,
tulles tagasi sinna samma algusesse, Kanada hõimud räägivad ka oma lugusid ringides, siis minu väike samm oli alustada ja lihtsalt otsustada alustada igal hommikul vähehaaval millegi esialgu võõrana tunduvaga sõbraks saamist ja läbi selle oma mugavustsooni või seda ala, kus mul on hea, kindel ja mugav toimetada, laiendada ja suurendada. Siit on minu küsimus sulle. Kui kõik on võimalik, siis millised võimalused sa endale kerguse ja mugavusega valid?